Täna on saates mees, kes ise elas oma elu Rentslisse, aga Jumal tõstis ta Kantslisse. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja täna on mul eriliselt hea meel tervitada saates Williamit. Tere, William. Tere, Vaido. Sa seisad mu ees sirge, selge, konkreetne härrasmees. Aga veel rohkem kui 20 aastat tagasi oli kõik teisiti. Ole kena, räägi, mis mees oled, kus sa tuled ja kus sa pärit oled? Vaata, hea saada sellist komplimenti kohe, et sirge seljaga, et kuigi kilosid tunnen on pisut üleliia, mitte turjal, aga kuskil mujal. Kust ma tulen? Tõepoolest, ega 2003. aasta alguses poleks saanud seista nii sirge seljaga, et olin selleks ajaks juba jäänud tänavale ja põletanud kõik oma sillad. Tihti küll väljendasin seda, et kõik on mind maha jätnud, et kõik on mind hüljanud. Aga tegelikult need olid ju minu oma tegude tulemused ja see ei olnud see, nagu ma oma elu ette kujutasin lapsepõlves või nooruses, et ikka mõtlesin, et saan elama hästi ja mul saab pere olema ja nii edasi. Aga mul kooli ajal, ütleme sellises varateismeas vast, kui hakkas selline eneseteadlikkus kasvama, siis ma hakkasin ennast võrdlema teiste klassikaaslastega ja koolikaaslastega. Elasin siis Mustamäel tänase Mustikakeskuse läheduses ja Tallinnas siis. Ja muidugi ma nägin ennast mitte unikaalse ja ainulaadse kordumatuna, aga sellele lisaks ka sellise negatiivses valguses, et mul on selline nina nagaanib ära ja eestlasena mu nimi William Borissenko, see äratas palju tähelepanu ja siis väike kõnedefekt ka juurde ja oligi selline kokteil negatiivses mõttes valmis ja siis ma asusin muidugi otsingutele, et kuidas siis oma seda enesehinnangut parandada, edendada ja leidsin siis alkoholist sellise vahendi, mis siis andis võimaluse kiiresti, eksimatult ja alati reguleerida oma enesetunnet ja loomulikult see kestis nii kaua, kui oli alkoholi mõju. Ja mida rohkem ma alkoholi tarvitasin, seda vähem ma tahtsin selles reaalsuses nii-öelda viibida, sest probleemid süvenesid, kool jäi pooleli tookord, hakkasin aina rohkem tarvitama alkoholi, sõbrustama inimestega, kes siis evisid sarnast eluviisi ja mingil hetkel see viis uimastite, narkootikumide, kanep, amfetamiin ja selle juurde. Nii et mind nagu kannustas selline fantaasia, et ühel päeval see kõik lõpeb. Tuleb päev ja kõik nagu lõpeb ja kõik saab korda ja tavaliselt selle päeva tulekus sellised võtmeisikud olid minu tulevane kallim, kes mind armastab nii-öelda välja sellest ja siis mingid muud asjaolud ja muidugi raha oli olulisel kohal. Aga reaalsus muidugi oli hoopis midagi muud, et ma olin vastutustundetu, isekas, hoolimatu ja ükskõikne ümbritsevate inimeste oma pere suhtes ja nii, et see päädis sügava uimastisõltuvusega, heroiinisõltuvusega siis, kui ma alustasin alkoholist ja vihkasin neid, kes nii-öelda olid need narkomaanid ja uimastisõltlased, siis leidsin nii-öelda jutumärkes, leidsin ennast siis ise heroiini süstimast ja loomulikult, nagu ma ütlesin, et kannatasid kõige enam minu lähedased inimesed, siis minu perekond, vanavanemad ja sõbrad, kes elasid korralikku elu ja ma mäletan ühe korra ma istusin Tammsaare bussipeatuses ja mõtlesin, et kus saada järgmine 100 krooni, siis too aeg maksis toos just nii palju. Ja ma vaatasin üks must Bemari, tollel ajal kõva sõna, keeras peatusesse sisse ja see oli leheputka ja üks endine klassikaaslane oma perega tuli välja sealt ja ostsid ajalehte või midagi. Ja mõtlesin, et kuidas asi niimoodi läks. Et mina olin ju see kõva mees, et mina oleks pidanud istuma ja mina kujutasin ennast seal ette. Et mis läks viltu. Ja 2003 märtsi lõpus siis mulle meenus see, mida mu ema oli kunagi mulle öelnud, et kui sind keegi saab aidata, siis see on Jumal. Ja seal hakkas siis nagu teine peatükk minu elus, et kui Jumal juhtis mind alguses Samaria keskusesse Lootuse külla
nii et see on sellise väga zip-failina minu elu. Ja siin on muidugi selline tähtsündmus Lootuse külas ka. Ja. Sa ütlesid, et sa lootsid, et sa leiad kallima, kes sind armastab välja. Sa oled selle leidnud. Aga ennem seda leidis Jeesus sind, kes päriselt sind välja armastas ja siis tuli su armas abikaasa su kõrvale. Jah, eks mul oli palju argumente nagu Jumala suhtes, et miks mind loodi sellisena, miks mind loodi sellesse ajahetke geograafilisse paika. Ja siis muidugi peale seda erinevad sündmused, mis juhtusid minu elus, mis kindlasti ei olnud sellised üks ja ainus juhtum, mille põhjusena minust sai sõltlane, aga mis kahtlemata mõjutasid. Üks oli minu venna surm aastal 1994, kui politsei tulevahetuses siis ta hukkus. Ja see oli kahtlemata minu jaoks selline üks nendest argumentidest, mis tegi minul raskeks võtta vastu Jeesus oma südames, sest kui ta on see, kes väidetakse, siis kuidas ta laseb nendel asjadel juhtuda. Kui palju on möödas viimasest doosist, mida sa tegid umbes? No nüüd on jah, nagu sa alguses mainisid, siis 2003 märts oli see kuskil ja siis see sai Pärnus Lõunahostelis tehtud, nii et see on ka veel meeles. See on tugevalt üle 20 aasta. Jah, nii ta on. Selle pealt me võime öelda, kui Jeesus Kristus sind vabastab, siis sa oled püsivalt vaba. Amen, jah, amen, et ei anna ju ta mingit immuunsust vähemalt. Minule ta ei ole andnud ja ei tea, et ta kellelegi teisele ka oleks andnud, sest sellel teekonnal on olnud palju kaasteelisi, kes on täna minu head sõbrad ja kahjuks ka neid, keda enam ei ole elavate kirjas, nii et ja ma usun, et Jumala arm on olemas kõigi jaoks, kes teda otsivad, kes teda paluvad, aga see ei ole iseenesest mõistetav ja seda tuleb kaitsta ja arendada ja nii edasi. Jumal tõmbas sind välja ja su kõrval on täna kallis abikaasa, teil on laps. Jah, tõepoolest, et abikaasaga kohtusime 2009, oli selline Eestimaal taasiseseisvumise aja suur event plaanis või selline evangeelne üritus nagu Lootuse festival ja ta töötas siis selle ettevalmistamise ja korraldamise juures ja mina siis läksin oma mingite küsimustega sinna kontorisse ja ametlikud kõned muutusid mitteametlikuks ja edasi on juba selline muinasjutt. Muinasjutt, väga tore. See on nii tore, et sa nimetad seda muinasjutuks. Kunagi et see on reaalne muinasjutt, jah. Aga Jumal on siin tõmmanud veel mitmesse, võib isegi öelda tõesti muinasjuttu. Ja sa ei oleks seal, kui sul ei oleks sellist minevikku. Räägi nendest, millega sa täna tegeled? Jaa, esmalt ma pean ütlema, et kui ma adusin, et ma olude sunnil ja väljapääsmatuse tõttu siiski ja Jumala kutsel, millest ma hiljem sain aru, jõudsin Lootuse külla, siis mulle tundus, et see 10-kuune programm, see on nagu valgusaasta. Et see ei ole realistlik, et ma pean selle vastu ja veel ebatõenäolisem on see, et ma kunagi nagu Jumala riigis midagi tegema hakkan. Et mina, kes nende vigadega, mida ma juba nimetasin, lisaks muudele asjadele, siin oli hiljuti pilt ka, just kui ma lõpetasin siis programmi ja siin pildi pealt on puudu üks kangelane ja see on minu ema, kes oli ka siis selle lõpetamisel ja kellest selle päevani ma ei olnud aastaid midagi kuulnud, sest tema oli nii-öelda viimane, kes jäi mu kõrvale ja hiljem sain teada, et kogu selle aja, kui ma olin programmis, siis ta palvetas minu eest ja mina tema eest, nii et aga selle programmi kestel ma hakkasin kuidagi aduma seda, et ma olengi unikaalne. Aga veel erilisem on Jumal, kes on mind loonud selliseks unikaalseks ja et mul on kaks nagu varianti, et kas minna siis seda teed, et astuda nagu 10 kuu pärast eluga edasi ja olla tänulik ja elada ja tõenäoliselt tunda ehk elust isegi rõõmu või siis vastata tema kutsele, mis tasapisi hakkas nagu idanema mu südames. Et jääda teenima Lootuse külla ja aidata sarnase elusaatusega inimesi.
ja ma viskan niimoodi nalja ka, et 10. kuus sai märkamatult 15 aastat. Et kunagi ei tea, et kui pikaks see aeg võib venida ja tohutu õnnistus oli õppida Lootuse küla rajajatelt, Märt Vähi ja tema pojalt ja nendelt paljudelt kaasteelistelt, kes siis liitusid programmiga nende kõigi aastate vältel ja see on olnud midagi, mida ma ei vahetaks mitte millegi vastu. Et väga eriline aeg, väga palju inimesi, väga palju rõõmu, ka mitte vähe kurbust ja valu, aga eks see on elu lahutamatu osa. Nii et ma olen hästi tänulik, et issand on võtnud selle, mida mina arvasin olevat selline häda ja viletsus ja ütleme, millest ma kogu aeg soovisin nagu vabaneda, et ma soovin, et ma ei oleks seda teinud. Et ma mäletan seda, et kui ma 16 sain, sest ma hakkasin suhteliselt hilja, hakkasin uimastit harjutama, mõtlesin, et kui seda päeva ei oleks olnud, siis oleks kõik hästi läinud. Nii et ma sain aru, et see on Jumal on võtnud selle ja tahab kasutada inimeste teenimiseks ja Piibel ütleb, et ta võtab kõik meie kasuks. Amen, sa ei teeks täna Lootuse fondis midagi, kui sul ei oleks seda kogemust taga. Ta võttis selle, mida sina untsu keerasid ja tegi sellest midagi väga-väga erilist. Räägi, mille sisse sa oled täna tõmmatud? Kuskil aasta oli 2015, kui Jumal hakkas rääkima inimeste läbi ja südamesse, et saab sündima üks uus selline organisatsioon. Ja tavaliselt, kui midagi räägib, siis nagu kannustab või toidab siis nagu ettekujutist või fantaasiaid või unistusi. Ja minule tundus, et ma tean, kuidas see organisatsioon nagu hakkab kujunema, kus see hakkab kujunema ja kuidas. Aga reaalsuses 3 aastat hiljem, 31. aprill oli siis selline ajalooline koosolek Tallinnas, kus siis kõigi organisatsioonide, tolleks hetkeks oli vist neid 12 või 13 organisatsiooni, kes pakuvad siis rehabilitatsiooni võimalust sõltlastele Eestis, tulid kokku ja enamus siis nendest leidis, et see, mis tõi meid siiani, et see ei vii meid edasi. Ehk siis see hoiak, et igaüks ajab oma asja, üldsegi mitte halvas mõttes, aga meil puudub arusaamine ja teadmine teineteise tegevusest. Me ei tunne juhte omavahel, rääkimata sellest, et me vahetaksime mingit infot, kogemusi ja palvetaksime teineteise eest, et see harjumus täielikult nagu puudus. Ja seda on vaja muuta. Ja sellest ajast saati siis on eesõigus olnud olla siis selleks koordinaatoriks avatud Lootuse fondis ja mille siis 3 sellist peamist alustala on, et ühendada, varustada ja julgustada. Ja see on siis jutt siis Eesti kristlikust rehabilitatsioonitööst Eestis. Kui palju sinna neid Eestis on selliseid asutusi? Täna on 14. Eesõigus on ka olla seotud ka paari Ukraina keskusega, Lätis ja Leedus ka, nii et natuke see on üle piiride ka läinud, aga see on ainult suureks õnnistuseks olnud, sest kuidagi see on ikka nii, et kui me ei tea nagu tõde, siis me oleme haavatavad valele, et täna ja nende aastate vältel me kõik oleme näinud, et meil on nii palju jagada teineteisega kogemusi, nii häid kogemusi, aga ka selliseid mitte nii positiivse lõpuga läbielamisi ja kogemusi, aga see on nii hinnaline, et igaüks ei peaks nagu oma jalgratast leiutada. Kas ma saan õigesti aru, et sinul on info ja Lootuse fondil on info nagu kõikidest rehabilitatsioonikeskustest? Ma kujutan ette, et kui inimene vajab abi, siis teie oskate võib-olla suunata, milline keskus talle kõige paremini peaks passima. Ma arvan, et seal on ju ka erisused, et kõik ei ole kõikide jaoks. Ja õnneks on niimoodi, nagu kogudusedki on ju pisut igaüks oma näoline ja Eestis tegutsevad rehabilitatsioonikeskused ka. Mõni on nii-öelda madalama lävepakuga ja kuhu saab väga kiiresti jõuda. Mõned teised on sellised rohkem struktureeritud ja nõuavad või eeldavad inimeselt kõrgemat ja motivatsiooni. Et igal ühel on oma nägu, oma selline metoodika pisut, aga kui vaadata nagu vundamenti, siis kõik on armupõhised,
kristluse õpetuse peal ja keskendunud sellele, et inimest aidata välja sõltuvusest, mitte tegeleda fokusseeritult sotsiaalprobleemidega või teoloogiaõppega või millegi sellega. Nii et kui kellelgi on tuttav või ta ise on uimasti või alkoholi sõltuvuses, siis võta ühendust Avatud Lootuse fondiga või www.lootusefond.ee. Sealt leiad kõikide keskuste kontaktid ja peamise info ja saad nendega ka kontakteeruda. Ja kui on vaja näiteks natuke konsultatsiooni, ma arvan, et siis teie annate, millisesse keskusesse oleks kõige mõistlikum minna. Sa oled seda nii huvitavalt kirjeldanud, et üksi 400 meetrit joostes kulub selleks üks aeg. Aga kui me jookseme 4 korda 100 meetrit, siis on see 15% kiirem aeg. See on see, mida te teete tegelikult. Jah, eks see on, öeldakse ju ka, et kui sa tahad kiiresti jõuda, siis mine üksinda, tahad kaugele jõuda, mine kellegagi koos. Ja tõepoolest selline maailmarekordite erinevus on sellel 2 kergejõustikualal ja meil on nüüd aasta vältel on erinevaid selliseid kokkusaamisi, palvepäevad, siis jalgpallivõistlused, jõuluüritused, erinevad sellised ajad, kui me tuleme kokku, toetame teineteist palves, naerame, nutame ja me tunneme, et see on, nagu piibel ütleb, hea on vendadel koos olla. Kuigi, et seal on mõni õde ka, see vastupidi lisab rohkem väärtust juurde. Ma tahan sind tänada. Ma tahan tänada kõiki sinu kaastöötajaid selle eest, mida te teete. See on uskumatult tänuväärne töö ja tõesti Jumal õnnistagu teid selles töös, et aitäh teile. Aitäh. Aga sul on üks üliäge hobi, mis sobib siia meeste saatesse väga hästi. Räägi, mis seal teema nende ladadega on ja Žiguliidega? Jah, no vaata, see on nagu tihti sõltlasi näidatakse enne ja pärast. Nii et see on üks selline elutu meistriteos, inimese meistriteos enne ja pärast. Aga kuidas üldse, miks Žiguli? Et ikkagi kõik ka kerib nagu tagasi juurte juurde ja kui ma üles kasvasin, siis meie peres oli suure erandina tolleaegses Eesti NSV ühiskonnas. Meil oli Lada, meil oli Žiguli 21-3 ja veel esimeste aastate Itaalia osadega ja nii edasi. Ja sellest on kuidagi jäänud, et kuna too aeg autoremont oli selline, igaüks põlve otsas tegi, siis mina olin nii kaua kui mäletan, olin seal logari all ja hoidsin summutist kinni ja kardani risti vahetasin. Nii et see on kuidagi selline hobi, mis mulle pakub teostusvõimalust, mitte väga, ütleme, sotsiaalset, aga minu jaoks väga kallis ja see auto nüüd, mis praegu pildil on, et sai ostetud siin möödunud 10. lõpus ja siis ikka aastaid võttis aega, et sellest saaks see nagu ta siin parempoolsel pildil on. Aga nüüd ma olen siis oma järgmise projekti juures, mis on, pean tunnistama, pisut soiku jäänud minu lahkunud äia selline kastiga niiva. Siin ma olen siis pidureid nokitsemas, et nii et on unistus selline Ameerika pärane kast sinna puidust raami peale panna ja midagi ilusat ka teha sellest, aga vaatame, kuidas ja millal see saab nagu realiseeruma täpselt lõplikult. Igal juhul see väga äge unistus ja väga äge hobi sul, seepärast minu esimene auto oli ka Lada 01, et kohe süda läheb soojaks. Ma arvan, noorematele televaatajatele see palju ei ütle ja neil südamepõksu me võib-olla isegi ei pane. Võib-olla unikumine paneb, aga meie vanustele on selles midagi väga erilist. Sa teenid kaasa ka vabatahtliku päästjana ja kui ma palusin sul kaasa võtta mingi tööriista siia, siis ma kujutasin ette, et päästja tuleb mingi tohutu suure, ma ei tea, kangi või millegiga siia. Aga sa võtsid kaasa Rubiku kuubiku. Jälle meie noorusest on väga südamelähedane. Mis teema sellega on? Kuidas see seostub sinu tööriistaga nüüd siis? Ja seda võib, sellest võib eraldi saata tõenäoliselt teha, aga kerides jälle kooliaega, et 80-ndate lõppu, siis ma mäletan, kui klassi ilmusid kuskilt esimesed Rubikud ja siis me proovisime kõik seda kokku panna
ja see päädis tavaliselt sellega, et keegi on võimeline selleks ja siis leiti see viis, et tõmmata need kleepsud lahti ja siis taas luua, ütleme juba kokku mandad Rubik kuubik. Ja kuidagimoodi läbi elu ma olen ka võtnud seda pihku ja püüdnud kokku panna, aga ebaõnnestunult. Kuni siis mõni aasta tagasi ma võtsin suvel puhkuse aja kohe, pühendusin sellele, et õppida ära see kokkupanek. Ja tänapäeval muidugi YouTube'is see kõik on kättesaadav, aga isegi õpetuse ajal see võttis nädalaid aega ja kinnistamist, et jõuda soovitud tulemuseni. Ja minu jaoks on selline omamoodi nagu metafoor sellest, et on palju valesid viise, kuidas igat asja teha on. Aga on üks õige viis, et kuidas saavutada edu. Ja tavaliselt see ei ole väga kerge viis, et muidugi kerge viis on see lahti võtta ja küljed värvidega kokku panna. Aga on üks õige viis ja selleks on vaja pingutada ja see toob rahulduse ja sellise edu kogemuse. Ja ütleme, kui seostada siis päästja tööga ka seda, et vabatahtliku päästjana ma näen, kui läbimõeldud ja kui struktureeritud on kogu see päästetöö ja seal ei ole sellist võimalust, et mina arvan, et seda sündmust tuleks lahendada teistmoodi või mulle ei meeldi see või ma ei viitsi või mul ei ole mugav või väljas sajab või väljas on palav, et tuleb teha. Et keegi ei ole ise nii-öelda läinud selle peale, et tohutult kutsutakse ja pakutakse hüvesid ja privileege, aga enamus vabatahtlikest päästjatest on läinud selle ala peale sellepärast, et midagi ära teha. Ja see nõuab pühendumust, sõnakuulelikkust, allumist ja ütleme sellist järjepidevust ka. Nii et see on mitmed puhku, see Rubik on nagu kristliku elu näidis ka, et koguduses ja ma näen, et Jumalaga ka ei ole selline, et ma elan usus, et see tähendab sellist kaost ja mõttetust ja kuidagi selline teadmatust. Aga ma usun, et enamus selline usu väljendus on järjepidevus, distsipliin ja põhimõtete järgimine igapäevaselt. Nii et see nagu esindab seda. Väga hea võrdlus, aitäh sulle. Ühte asja taksu käest veel küsida. Meil on üks hästi huvitav video, mille sa meile andsid ja televaataja seda kohe ka näeb. Ma loodan, et see ei ole see video. See on üks kiirabi auto. Räägi, seal on ka Jumala käsi mängus. Ennem kui sina teadsid, kuhu seda vaja on, Jumal teadis ja Jumal ei jää hiljaks. Mis lugu selle kiirabi autoga on? Ja seal oli, see hakkas argnema 2022 aasta 24. jaanuaril. Tegelikult küll aastaid ka varem, sest seotud on Rootsi vennad, kogudused, kes on üle aastate aidanud rehabilitatsioonitööd Eestis ja igapäevaselt ma sõidan ka ühe endise kiirabi autoga Eestis ringi. Aga sellel päeval siis jõudis Eestisse vaevalt natuke vähem kui 5 aastat vana Volkswagen Amaroki baasil ehitatud täisvarustuses kiirabi. Ja tihti lugu on niimoodi, vähemalt minu elus on nii, et kui midagi head juhtub, et siis tuleb uksest ja aknast igasuguseid ideid, mida sellega peaks peale hakkama ja kuhu peaks suunama ja sama oli ka selles olukorras. Ja siis kuidagi jõudsime selle tõe juurde, et pudur ei sööda kuumalt, võtame aega, palvetame, mõtleme ja vastus tuli siis täpselt 6 aega hiljem. Vara hommikul, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse ja siis sai selge, et see on selleks, et viia Ukrainasse. Ja isegi mitte selleks, et see kiirabi auto viia ainult Ukrainasse, aga üks suhe saaks alguse Dom Hleba kogudusega, mis asub Krivoirogis. Ja siin pildi peal on ka siis Sander Kukk, kellega me oleme seda korduvalt seda teed katnud ja pastor Valeri oma abikaasa Jelenaga. Ja tõepoolest siis peale selle vastuse saamist mõni nädal hiljem me esimest korda seadsime ennast siis Ukraina poole teele ja nüüd juba pisut rohkem kui 3 aasta jooksul oleme seda regulaarselt teinud. Oleme väga tänulikud, et Jumal kasutab meid ja et ta on arvanud meid
ustavaks seda abi viima sinna ja meie ei saaks seda teha, kui ei oleks muidugi neid inimesi, kes vastavalt hooajale siis kas energiasalvesteid, seemneid, mähkmed, taskulambid, erinevaid kaupu, tööriistu, mootorsaed, kes siis annetavad või rahaliselt ka toetavad seda. Nii et aitäh kõigile, kes seda teevad. Ma olen kuulnud ühte su ülevaadet või tagasivaadet ühest reisist ja sa ütlesid, et sa viisid üüratu kogus täiskasvanute mähkmeid. Ja kui ma õigesti mäletan, oli see, et see mähkmepapp on pensionäri 1/4 kuu sissetulekust. Päriselt? Nii on, jah. Et kui me vaatame Eestis apteegis või poes, et see hind on kuskil 15 kuni 25 euro vahel, siis Ukrainas eaka pension on kuskil 60 kuni 80 eurot. Et kui ta on väga ustavat ja kõrgel kohal tööd teinud, siis see võib kuni 100 olla, aga see on väga erandlik. Ja kõik meditsiiniprotseduurid on kõik tasulised, alates vereanalüüsist ja röntgenist ja rääkimata sellisest kirurgilisest sekkumisest. Nii et see on seekord, kui sai viidud siis üle 500 pakki, see on ligi 4 tonni siis mähkmeid, et see oli suur õnnistus ja jällegi, et me oleme need vahendajad lihtsalt. Aga aitäh, et te teete seda tööd. Ma lihtsalt ei suuda ette kujutada, kuidas selliste rahadega on võimalik inimestel seal hakkama saada, aga nii nad elavad ja see, et te teda aitate ja kogute seda siit, see on väga suur abi. Aitäh sulle. Kahjuks hakkab me saateaeg läbi saama. Ma tean, sul on nii palju lugusid, me võiksime veel siin mitu tundi rääkida nendest, mida Jumal on su elus teinud, aga ma palun, et sa lõpetused palvetaksid nende rentslimeeste eest, kes peaksid Jumala abiga kantslisse jõudma. Nii nagu oled sina jõudnud. Ma teen seda. Ja, kallis Jeesus, ma tänan sind selle eest, et sa oled hea ja ustav ja issand, et su sõna ütleb, et sa viid alati alustatu lõpule. Ja kuigi meile tundub, et meie elu on see algus ja see ei ole sugugi mitte kõige säravam või toredam olnud, siis sina oled teinud alguse oma sõna järgi, et sa oled ema ihus meid valmis kudunud. Ja sul on plaan meie eludele. Jumal, ma tänan sind, et sa andsid mulle armu, andsid lootust ja lubasid sellel plaanil esile tulla, kasutades seda kõike, mida ma tegin valesti ja haiget ja häbi ja valu, issand, oma perekonnale ja teistele. Sa võtsid selle ja pöörasid õnnistuseks, issand. Ma tänan sind selle eest. Aga ma tean, issand, et siin on palju veel Eestimaal neid inimesi, mehi ja naisterahvaid, issand, kes on sarnases olukorras, kus mina kunagi olin. Ja ma palun, issand, et sinu arm, sinu kõnetus ja ka nende nagu valmidus vastata sinu kutsele oleks olemas nii täna kui ka edaspidi, issand. Ja Jumal, et see, mis on toimunud, issand, et see saaks nagu tööriistaks või meistriteoseks, issand, nende eludes teenimaks järgmisi jälle. Ma tänan sind, issand, ja õnnistan igat meest ja naist ja tean, issand, et sinul on väljapääs igast olukorrast. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aitäh sulle veel kord, William, jagamast oma lugu ja hea televaataja. Williami lugu räägib sellest, kuidas kõik, mida meie oleme ise oma eludest uksi keeranud, kui me anname selle, mis meil järgi on Jumala kätte, siis tema võib sellest midagi väga fantastilist teha. Ole väga hoitud ja kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehomik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.